Tere pärastlõunat kõigile. Minu nimi on Tanel Kerge ja mina olen LHV Panga maaklerosakonna maakler ning täna ma viin läbi seminari teemal miks ja kuidas raha säästa. Et alustame siis kohe teemaga kähku pihta ja vaatame, et siis milleks keegi peaks üldse raha säästma. Et esiteks raha säästmine on oluline selle jaoks, et endale tulevikus majanduslik turvalisus luua, siis see avab võimalusi, vähendab stressi, loote endale meelerahufondi ja tegelikult ka raha säästmine on eeldus investeerimiseks. Et nüüd järgmistel slaididel ma räägingi kõigest nendest 5 teemast natukene pikemalt ja lähemalt. Et esiteks siis, nagu ma enne ütlesin, on raha säästmine eeldus siis pikaaegsele majanduslikule turvalisusele. Et näiteks raha säästes on teil olemas puhver, millega te olete siis valmis juhul, kui nüüd peaks tulema mõni erakorraline väljaminek. Et need väljaminekud võivad olla alates sellest, et on vaja hambaarsti juurde minna. Et see hambaarstil käik ei ole üldse odav lõbu, vaid ikkagi 200–300 eurot võib alati arvestada, et üks hambaarstil käik võib võtta. Et siis teil on selline puhver on juba olemas, et mille arvelt te saate minna nüüd käia näiteks hambaarsti juures ära, ilma et teil siis sellest tekiks mingisugune väga raske majanduslik olukord ja et teid täiesti põlvili lööks. Samuti siis on ka säästmine viis, et enda lühi- ja pikaajalisi eesmärke saavutada. Et lühiajalised eesmärgid võivad olla siis näiteks, et on vaja uus arvuti osta või soovite uut telekat osta. Et selle abil, et te olete nüüd endale raha kõrvale pannud, et siis sellisel juhul te saate tegelikult need eesmärgid palju lihtsamini endale saavutada või siis, et vastupidisel juhul, et te peaksite võtma näiteks tarbimislaenu, et saate enda säästude arvelt neid asju finantseerida. Samamoodi on ka nüüd pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks ülioluline. Et pikaajalised eesmärgid on näiteks kellelegi kodu ostmine, teisel juhul võib olla juba näiteks ka suvila soetamine või uus auto. Et siis, kui te olete pikka aega endale juba raha kõrvale pannud, et siis enda säästude abil on võimalik neid eesmärke saavutada ilma laenu võtmata. Ja muidugi väga oluline osa säästmise juures on ka see, et tegelikult te valmistate enda pensioniks. Et kui minna nüüd puhtalt esimese samba pealt pensionile, et siis see ärakukkumine enda varasemalt siis majanduslikult heaolult võib päris karm olla. Et säästud ongi siis väga suur osa sellest, et kuidas siis üldse valmistada tegelikult pensioniks ja hoida enda eelnenud majanduslikku heaolu. Järgmine teema, et miks säästmine on oluline, on tegelikult vabadus, mis sellega kaasneb. Et selle vabadusega te saate võtta kalkuleeritud riske ja nendeks kalkuleeritud riskideks ongi siis näiteks, et kellelgi on nüüd plaan, et ma sooviksin alustada ettevõtlusega või ma tahan enda karjääri vahetada, et siis selle arvelt, et teil on kogutud juba säästud, te saate tegelikult neid riske ka sinna juurde võtta, et te saategi võtta endale näiteks pool aastat, et enda äri käima ajada ja nüüd vastasel juhul, et kui neid sääste ei ole teil kogutud, et siis sellisel juhul enda ettevõtte käima tõmbamine võib osutuda palju keerulisemaks juba ka sellepärast, et teil ei ole neid sääste, et minnagi kas või enda põhitöö kõrvalt siis näiteks, et võtate põhitöö, lähete sinna poole koormusega tööle nii kaua, kui te enda ettevõtted käima tõmbate, aga kui teil sääste ei ole, siis teil ei ole seda võimalust, sest et lihtsalt rahalistest vahenditest jääb puudu, et tegelikult sellist lüket enda elus korraldada. Siis muidugi säästude olemasolu vähendab stressi. Et paljud uuringud viitavad sellele, et enamus inimeste üks põhilisi stressiallikaid tegelikult ongi majanduslik ebakindlus, mis siis juba ise, kui olete stressi sattunud, võib ka kaasa tuua suuremaid tervisehädasid. Ehk siis mõneti võib ka tuua korrelatsiooni selle vahel, et kui palju on kellelgi sääste enda tervise heaoluga. Samuti siis on see, et kui teil on kogutud mingisugused säästud juba, et see tekitab ka inimeste stabiilsust. Et ongi oletame, et peate võtma endale haiguslehe, haiguslehel olles palk väheneb, aga tänu sellele, et teil on säästud olemas, siis te ei pea muretsema nüüd sellepärast, et kas ma peaksin võtma endale haiguslehe või et ma peaksin tõbise peaga käima endiselt tööl edasi. Ja samuti tegelikult kasvab ka inimeste rahulolu. Et
ka lihtsalt juba see, et kui te olete säästnud mõnda aega ja teil ongi mingisugused säästueesmärgid, et seal on näiteks, et iga kuu soovin kas või panna kõrvale näiteks 100 eurot, et siis selliste väikeste võitude abil tegelikult inimeste rahulolu ise juba kasvab. Üks tähtis asi veel on meelerahufond, mis on nüüd viimasel ajal ka väga populaarseks saanud siis erinevate suunamudijate kõnepruugis. Et meelerahufond ise on siis selline justkui kõrvalfond, mis on inimestel tehtud, ja selle fondi mõte on siis see, et selle najal siis saab tegelikult erinevatest kriisidest valutult välja tulla. Et selle fondi suurus võiks olla umbes poole aasta sissetulek, ehk et kas siis poole aasta sissetulek või siis minimaalsed kulutused, mis on vaja iga kuu teha, et ära elada. Ja tegelikult juba väikestest summadest endale meelerahufondi suunamine, et sellest võib kasvada päris suur summa ja üsnagi pea võib teil olla juba meelerahufond koos. Ning muidugi on ka tegelikult säästmine eelduseks investeerimiseks. Et üldse investeerima asuda, peaks juba tegelikult olema mingisugune puhver olemas. Et nüüd, kui näiteks oletame, et tuleb majanduslangus ja inimesed võivad nende töökohad kaotada, siis tihti lugu, mis juhtub, on see, et inimestel on mingisugused investeeringud tehtud ja kuna on majanduslangus on käes, on nende töökoht kaotatud, et siis tuleb hakata neid investeeringuid müüma. Aga majanduslangusega koos tihtilugu on ka turud languses. Ja seetõttu võib olla, et kui enne tehti investeering lootuses, et sellest saab kasumit teenida, et siis nüüd sellisel hetkel tegelikult tuleks enda investeeringud müüa kahjumiga maha. Aga nüüd, kui inimestel on kõrvale pandud säästud, siis ei ole vajadust minna kohe enda investeeringute kallale ja hakata neid kahjumiga müüma, et nende najalt siis elada, vaid et saab ka mõnda aega enda säästudega ära elada ja oodata nii kaua, kuni on majanduses uuesti ilusamad ajad, töökoht on tagasi ja samal ajal siis investeeringud jäävad alles. Ja ehk et isegi kui on väga hästi säästetud, et siis on ka võimalik turgude languse ajal võib-olla, et isegi enda investeeringuid kasvatada. Järgmine teema nüüd on, et kuidas siis tegelikult üldse säästa. Et säästmise võimalusi on väga mitmeid ja olen siin mõned ka välja toonud. Et nüüd meil on LHV Pangas on olemas selline toode nagu kogumiskonto, samuti tavapärasemad säästmisviisid nagu pangahoius, et kus on siis kas nõudmiseni hoius või tähtajatu hoius. Samuti võib teha tööampse ja on ka teisi populaarseid säästunippe, kas või siis näiteks madratsi alla või sukasäärde mõne mündi pistmine. Ja nagu ma enne rääkisin, et siis tegelikult väikestest summadest võivad tekkida väga suured summad. Et siin nüüd graafikul on välja toodud siis üks koguja, kes alustas siis kogumist 200 euroga. Ja tema nüüd kogus 200 eurot 20 aastat järjest, niimoodi, et ta pani iga kuu 200 eurot endal kogumiskontole juurde, aga tegelikult see kogumiskonto ei saanud mingisugustki intressi, et siin on nüüd puhtalt ainult raha kogumine ja sellisel kogumisviisil, et iga kuu 20 aastat järjest pani koguja endal 200 eurot kontole juurde, oli tal tegelikult 20 aasta pärast kogutud juba 48 200 eurot. Ehk et selle raha eest võiks juba täitsa päris kõbeda auto näiteks osta, et saab ka väikeste summadega väga suuri summasid koguda. Ja räägin ka liitintressist natukene, et väga mitmetel kogumiskontodel on tegelikult ka täitsa intress olemas. Ja siin on nüüd samasugune koguja nagu eelmine, aga tema kogus endale teistsugusele kontole. Tema pani endale sellisele kontole, kus oli aastane intressimäär 3,5%. Ehk et koguja hakkas jällegi 200 euroga pihta, pani endale iga kuu 20 aastat järjest 200 eurot iga kuu sinna juurde, aga samas ta ei võtnud ka sentigi sealt välja. Ja peale 20 aastat kogumist tegelikult tema siis kogutud summa oli juba peaaegu 70 000 eurot. Et see vahe nüüd siin eelmise näite puhul ja selle näite puhul on rohkem kui 20 000 eurot. Nii. Ja räägin ka veidi tähtajalisest hoiusest. Et tähtajalise hoiuse minimaalne summa, mis te saate hoiusele panna, on 100 eurot ja
hoiuse perioodid siis saate valida ise sõltuvalt, et teil on valik, et kas te hoiustate raha endale ainult 9 kuuks, võite panna pooleks aastaks, isegi 8 aastaks. Et nii kui hoiuse periood lõpeb, siis tegelikult kohe hoiuse viimasel päeval laekub ka see hoiustatud summale tulnud intress siis kohe teie pangakontole. Et kui nüüd näiteks panna 10 000 eurot 12 kuuks hoiusele, et siis sellise näite puhul on intressimäär 4%. Ja kui aasta aega on see summa ilusti seal hoiusel niimoodi, et seda välja ei võeta, et siis tegelikult hoiuseperioodi lõpul saate hoopis enda kontole 10 000 eurot ja 405 eurot siis intressi näol juurde. Ja hoiuste puhul on siis veel ka selline variant, et hoiuseid saab mitu tükki korraga teha. Et võite näiteks endale teha 10 100 eurost hoiust. Ehk et siis see annab teile sellise vabaduse, et juhul kui tuleb midagi vägagi erakorralist tuleb sisse, et te peate osa rahast nüüd välja võtma, et siis selle jaoks, et ei kaotaks nüüd kogu kogunenud intressi, siis teil ongi nüüd mitu erinevat hoiust loodud, et te saate täpselt nii palju neid hoiuseid ära lõpetada, kui vajadus on, ja siis ülejäänud hoiused jäävad ikkagi intressi tegelikult koguma. Ja meil on nüüd ka täiesti uus konto nimega kogumiskonto, ja kogumiskonto on siis loodud nüüd selleks, et oleks mugavam ja edukam säästa. Et kogumiskontosid te saate luua endale samuti panka nii palju, kui te ise soovite, ja iga siis kogumiskontol oleva euro eest teenite aastas 2% intressi. Et kogumiskontole te saate siis teha näiteks endale puhkusereisikonto, uue arvutikonto, koduostukonto, ja kogumist te saate siis ka kiirendada sellega, et te panete sisse mikrokogumise. Et see nüüd mikrokogumine ise sarnaneb nüüd tegelikult kasvukonto mikroinvesteerimisega. Et kui näiteks ostate burgeri, mis maksab 3,5 eurot, et siis selle mikrokogumisega ta ümardab selle summa järgmise täisarvuni, ehk siis 4 euroni, ja see 50 senti, mis seal vahe on, see siis läheb teil kohe kogumiskontole. Ja nüüd seda mikrokogumist te saate tegelikult ise ka veel kiirendada, et sinna saab panna kas siis 2-kordse kordaja või 3-kordse kordaja. Et kui näiteks 3-kordne kordaja sinna peale panna, et siis sellise burgeri ostu puhul te saaksite kohe 1,5 eurot endale sinna kogumiskontole. Ja tehes nüüd näiteks, et oletame, et 1 kuu jooksul siis iga päev olete ostnud selle ühe burgeri, mis maksis 3,5 eurot ja teil on 3-kordne kogumine seal peal. Et siis tegelikult kuu lõpuks on teil juba kogumiskontole kogunenud 45 eurot. Et niimoodi võib päris märkamatult päris suur summa väga kiiresti tekkida. Ja muidu kogumiskonto ise on selles suhtes vägagi paindlik toode ka, et sealt saab igal ajal saab enda raha välja võtta, samas ei kaotata juba kogutud intressi ja ühtegi teenustasu ka seal ei ole. Ja kõike seda saate teha endale hästi mugavalt nii netipangas kui äpis ja konto saab tegelikult loodud poole minutiga. Et väga lihtne viis, kuidas natukene endal lisaraha teenida. Nüüd ma siis mõtlesin, et ma räägin ka natukene tarbijahinna indeksi kasvust. Et mul on siin Statistikaameti kodulehelt on praegu välja võetud nüüd tarbijahinna indeksi kasv aastatel siis 2004 kuni 2024. Et seal esimese perioodi jooksul juures ongi näha, et seal on tarbijahinna indeks on justkui 0 ja siis 20 aastat hiljem on ta seal juba 130% ligi. Ehk siis hinnad on 20 aasta jooksul kasvanud umbes 1,3 korda. Ja siis selle näitena ongi, et kui investoril oli 2004 oli näiteks pangakontol oli 1000 eurot, et siis nüüd aastal 2024 oleks tegelikult, et rahal oleks samasugune ostujõud, nagu sellel 1000 eurol oli aastal 2004, peaks olema inimesel siis kokku 2224 eurot. Ja siin järgmisel slaidil ongi näha, et kuidas siis lihtsalt pangakontol olev raha tegelikult kaotab enda väärtust, et siin on nüüd sama see inflatsioon ja lihtsalt, et oletame, et investoril on 1000 eurot siin aastal 2004 olnud ja siin ongi näha, et kuidas see raha on siis justkui on seal 100% peal, et raha väärtus ei ole küll muutunud, aga samas on inflatsioon on kasvanud ja selles ka siis tarbijahinna indeks,
et mistõttu siis ka lihtsalt nagu seisev raha on enda väärtust kaotanud ja siin siis tulevadki nüüd abiks tegelikult sellised tooted nagu kas siis tähtajaline hoius või kogumiskonto, et mis siis maksavad natukene intressi peale. Et siin järgmisel slaidil ongi nüüd näha siis, et kuidas on 3,5% hoius versus siis tarbijahinna indeks olnud võistelnud omavahel aastatel 2004 kuni 2024. Et selle sinise joonega on näha tarbijahinna indeksit ja see oranž joon on siis hoius 3,5% peal. Et siin on küll näha, et kohati on inflatsioon olnud kiirem, siis on jällegi hoius tekitanud rohkem tulu. Viimastel aastatel nüüd on muidugi jällegi inflatsioon kõvasti kasvanud, et siis on hoius enda kasvutempolt sellele alla jäänud. Aga siiski, mida see ilmestab, see graafik praegu, ongi siis see, et isegi juba 3,5% hoius tegelikult kaitseb rahakogujat tema raha väärtuses või raha väärtust endiselt. Nii, ja ka riiklik tagatisfond on olemas, ehk siis riiklik tagatisfond on kuni 100 000 eurot ja selle fondi mõte on siis kaitsta hoiustajate vara krediidiasutustes. Ehk et krediidiasutuste all on siin mõeldud tegelikult ainult pankasid, et näiteks hoiu-laenuühistud sinna alla ei kehti. Aga missugused hoiused on need, mis riikliku tagatisfondi alla kuuluvad, on lihtsalt kas või et raha teie arvelduskontol, samuti nõudmiseni hoius või ka tähtajaline hoius, siis on ka erinevad kogumishoiused, lastehoiused, säästuhoiused, et need kõik kuuluvad tegelikult riikliku tagatisfondi alla. Ja riikliku tagatisfondi puhul on ka veel see klausel, et igas pangas on riiklik tagatisfond eraldi. Ehk et teil võib olla näiteks meie juures kuni 100 000 eurot, mis on siis tagatud riikliku tagatisfondiga. Ja samal ajal teil võib olla ka teistes pankades samuti kuni 100 000 eurot, mis on eraldi siis veel ka tagatud riikliku tagatisfondiga. Ehk et siis selle fondi idee siis peitub selles, et see kaitseb nüüd kogujate hoiuseid. Ja mõningad nipid ka, et kuidas siis üldse säästa. Et esimene asi tegelikult olekski, et maksta ise endale esimesena või öeldakse ka inglise keeles, et pay yourself first. Ehk et igal palgapäeval, kui teil on juba mingisugune summa, mida te soovite kõrvale panna või säästa, et siis selle võikski nüüd esimese asjana tegelikult juba mujal ära suunata. Et te olete endale ära maksnud, see on nüüd teie osa ja see jääb kõrvale ja siis see ülejäänud summa, mis nüüd jääb pangakontole, et see on siis juba kodukuludeks, toidu jaoks, meelelahutuseks ja nii edasi. Samuti siis aitab ka eelarve loomine, et tegelikult juba lihtsalt see, et kui teil on hea ülevaade nüüd sellest, et kui palju te teenite ja kui palju te kulutate, et see aitab teil ka planeerida siis paremini enda tulusid ja kulusid ja selle arvelt ka siis paremini säästa. Samuti on siis ka väga hea viis, kuidas paremini säästa, on tegelikult enda säästudele ligipääs raskeks muuta. Ehk et te võitegi siis mõelda selle peale niimoodi, et näiteks panete siis kas säästud endale nõudmis või tähendab tähtajalisele hoiusele, ehk et seal on juba see risk, et kui te nüüd võtate selle raha sealt varem välja, et siis te kaotate selle intressi. Ma olen ka kuulnud teiste käest, kes ongi võtnud enda raha pangakontolt välja ja siis on andnud sõbra kätte. Muidugi sellisel juhul peab sõpra väga usaldama, aga põhimõte ongi, et lihtsalt juba see, et säästudele lihtne ligi pääseda ei oleks, et see võib-olla siis ajendab mitte mõndasid emotsioonioste tegema. Siin sarnaselt nüüd tegelikult selle eelarvega oligi, et tuleks planeerida enda kulutusi, et väga lihtne on näiteks planeerida ette, et mis on nüüd tuleva nädala toidukorv, et mis ma söön nüüd see nädal. Ja kui on teil juba sellised kulutused ette ära planeerida ja nendele ka kindlaks jäämine, et siis näiteks toidupoes teil ongi konkreetne list ees, et mida te soetate, et siis ei hakka ka muid üleliigseid asju endale toidukorvi panema. Siis on ka eesmärgipäraste kontode loomine, et sellised eesmärgipärased kontod, mis ma seal all mõtlen, ongi tegelikult siis, et teil on üks konto on loodud näiteks selle jaoks, et kus on kõik siis
koduga seotud kulud, et seal võib olla kas siis pangalaen läheb sealt maha, üür, kõiksugused kommunaalmaksed, võib-olla mingisugused remondikulud, et neid hoiate kõiki ühel kontol ja sinna suunate ka nendeks ette nähtud raha, siis teil on loodud ka eraldi konto just kuise toidukraami jaoks, et kui palju kuus toidu peale kulutate, et ainult sellelt kontolt võtate ja tegelikult sinna juurde ei kanna ja sealt midagi välja ka ei kanna. Või siis on täiesti kolmas eraldi konto tehtud meelelahutuse jaoks, et kuhu te kannategi iga kuu algul palgapäeval endal mingisuguse summa, et mille eest te siis see kuu meelt lahutate, et siis ainult selle raha eest saategi käia kas näiteks teatris, kinos, võib-olla bowlingut mängimas, et panete enda raha ja sealt teete niimoodi juurde. Siis on muidugi ka toodete soetamine hooajavälisel ajal. Ehk et mis see siis tähendab on, et ratast näiteks ei tasuks osta suvel, kui on just ongi rattaga sõidu hooaeg ja kui ka poed panevad enda hinnad viivad ülesse, vaid et ratta võiks osta talvel ja võib-olla, et siis ka suusavarustuse võiks osta suvel, et siis kui suusatada ei saa, et siis on ka sellised tooted üldjuhul soodukaga poodides müügil. Siis on ka eesmärkide seadmine. Ehk et need eesmärgid, mis ma siin all mõtlen, ongi siis nüüd just säästmisega seotud. Et nagu enne sai siin näide toodud, et võib-olla, et on soov osta endale uus arvuti, et siis võikski olla eesmärk, et uus arvuti maksab, oletame 1000 eurot, et ma nüüd panen iga kuu 100 eurot kõrvale ja siis tegelikult juba 10 kuu pärast ongi see raha olemas, et endale uus arvuti osta ja siis ei pidanudki võtma kas endale tarbimislaenu selle jaoks, et arvuti osta või ka siis järelmaksule. Ja muidugi kõige parem säästmisnipp on, et mitte elada üle oma võimete. Et see siis tähendab seda, et võlgu ei tohi elada. Et tulekski planeerida enda raha täpselt siis sellisel moel, et kulutate nii palju, kui te olete võimelised kulutama, et kui palju teie sissetulekud lubavad ja ei hakka siis sellest ka üle minema. Ja natukene ka siis eelarve seadmisest. Et eelarve ise on siis mõeldud sellise asjana, mis näitab teile väga selgelt, et kui palju te teenite ja kui palju te kulutate. Et eelarvesse, kui teil on juba hea ülevaade olemas, et kust tuleb raha ja kui palju seda tuleb ja kui palju seda välja läheb, et siis te saate ka eelarvesse vägagi lihtsasti juba tegelikult ka piirid sätestada. Et näiteks, et kui toidukulu on 300 eurot, elamise peale 700 eurot ja nii edasi. Ja nüüd eelarve juures siis saate ka teha endale erinevad kategooriad või erinevad kontod, et kuhu te siis panetegi, et teil ongi nüüd eluasemega seotud kulud, siis on toidule seotud kulud, meelelahutus, võib-olla ka siis selline hoius, mis võiks teile intressi teenida sellelt rahalt, mis teil lihtsalt kõrvale jääb. Ja muidugi, et ka tasuks katsetada siis erinevaid eelarvestrateegiaid, et ma olen siin välja toonud ainult 2 tükki, aga neid eelarvestrateegiaid tegelikult on väga palju erinevaid. Et see 50, 30, 20 siis näeb ette niimoodi, et 50% on vajadused, et seal on siis kõik eluasemega seotud, toit ja kõik sellised kulud siis, mis kindlalt on iga kuu vaja maksta. Sealt siis 30% on nüüd teie soovid, et sinna võib siis minna näiteks meelelahutus, võib-olla tahate uut talvejopet osta, et kõik see peaks sinna 30% sisse mahtuma ja see 20% seal siis juures on veel see, mis läheb säästudele. Et selle summa siis kannategi iga kuu algus, nii kui raha laekub, kannate siis enda säästukontol ära, see on unustatud ja sinna ta jääb. Ja see 70, 20, 10 on siis üsnagi sarnane, lihtsalt, et nüüd siis 70 sees on kõik vajadused ja kõik soovid juba sisse pandud sinna, et kõik eluase, toit ja ka meelelahutus ja uued riided või hobid, et kõik läheb sinna sisse. 20% on siis selline summa, mille te jätate endale säästukontole ja 10% siis sealt juba läheb investeerimiseks ära, et seal on nüüd natukene sellised erinevused sees. Siis muidugi on ka lisasissetuleku loomine väga hea viis, et kuidas tegelikult enda sääste suurendada ja kuidas üldse säästa. Et lisasissetulekul tõin siin 3 asja välja, et millega peale võiks mõelda. Et esmalt siis võib-olla võttagi üks õhtupoolik, istuda maha, panna kirja siis kõiksugused oskused,
et millest te tunnete, et ise olete osavad, mida te oskate, ja siis nende pealt hakata mõtlema, et mis oleks selline viis, et kuidas te saate enda sissetulekuid suurendada vastavalt siis enda oskustele. Et näiteks, et kui oletegi siin ülikoolis võib-olla õppisite õpetajaks, töötate praegu nüüd täiesti teisel erialal, et siis oleks variant, et võib-olla hakata eratunde pakkuma. Või et kes on näiteks on kuskil insener, et siis võib ka tegelikult hakata ka mingisugust konsultatsiooniteenust pakkuma teistele ettevõtetele. Siis viimasel ajal on väga populaarseks saanud igasugused juhutööd, ehk et siis justkui tööampsud. Ja need tööampsud, nende jaoks on nüüd väga palju erinevaid juba veebiplatvorme, kus neid üldse otsida saab, et kus siis tööotsijad viiaksegi tööpakkujatega kokku. Et seal nüüd siis küll ei ole nüüd üldjuhul need tööd ei ole väga seotud teie enda oskustega, aga need on sellised head võimalused, kust et võib-olla et natukene lisaraha teenida ja samas saab ka midagi muud teha, saab natukene enda oskusi arendada, et ka väga hea viis, et kuidas endale lisasissetulekut luua. Ja muidugi siis ka enda hobidest sissetuleku kasvatamine. Et kui näiteks oletegi terve kooliaja väga palju korvpalli mänginud, et siis võiks mõelda selle peale, et äkki käia kuskil mingisugustel korvpallimängudel näiteks kohtunikuks, et saab ka selle pealt endal sissetulekut kasvatada. Ja viimase teemana ongi, et kuidas tegelikult ennast üldse siis motiveerida säästma. Et kõige lihtsam ennast motiveerida ongi eesmärkide seadmine ja sealjuures siis ka vahe-eesmärgid nende vahele. Et eesmärgiks võibki nüüd olla, et uue arvuti ostmine ja seal siis võib olla see vahe-eesmärk, et kuu aega panen kõrvale 100 eurot selle jaoks ja neid vahe-eesmärke kogu aeg teete, siis tekib ka selline mõnus rahulolu endaga ja juba kui väikesed võidud on saadud, siis tahetakse veel võita. Siis muidugi tasuks endal ka säästmine ära automatiseerida, et kõige lihtsam automatiseerimise viis ongi, kui te panete endale püsimakse igal palgapäeval, et teil lähebki kohe see esmane säästusumma läheb kuskile mujale kontole ära. Et minul näiteks isiklikult ongi palgapäeval on pandud kohe püsimakse, kus mul siis suunabki teatud osa palgast kohe kogumiskontole ära ja sinna ta jääb, et seda raha ma enam ei puutu, et mina olen endale ära maksnud ja minu säästud on sellega juba tehtud. Siis muidugi on hea ja palju lihtsam on säästa ja ka teisi asju teha koos teistega, et otsida endale teine võitluskaaslane, kas võtate endal näiteks elukaaslase, sõbra, vanemad pandesse ja panetegi koos ühised eesmärgid, et nüüd hakkame säästma ja teete seda koos. Ehk et siis üksteise abiga on ka võimalik iseendal justkui hoida silma peal, et tema kontrollib teid, et kas teie panite enda lubatud osa kõrvale ära ja teie kontrollite teisi ka. Et tekib selline justkui vastastikuline usaldus siis teistega, et kes siis kontrollivad sind ja sina kontrollid teisi. Ja siis on ka erinevaid säästuväljakutseid, et üks selline hästi põnev väljakutse on näiteks 52 nädala väljakutse. Et see kujutab siis endast ette seda, et iga nädal te hakkate enda siis säästetud summat natukene kasvatama. Et esimesel nädalal panete kõrvale 1 euro, siis järgmisel nädalal panete kõrvale 2 eurot ja nii iga nädal lähebki edasi, kuni et siis on aasta täis ja tegelikult juba peale aastat niimoodi kogumist te oletegi kogunud 1378 eurot. Et mis on selline väga, väga mänguline, aga samas väga lihtne viis, et kuidas päris korralik summa kõrvale panna. Ja võib ka võtta täiesti ette sellise väljakutse nagu kulutuste vaba nädal, et teetegi endale ka kokkuleppe, panete mingisuguse eelarve paika, et see nädal nüüd kulutangi ainult selle summa toidu peale, see läheb elamiskuludeks, aga ühtegi muud impulsiivset ostu ei tee. Et kui selle ära teha, siis on ka juba jällegi väikene võit ja endal ka kindlasti väga, väga, väga tore. Ja muidugi nüüd viimane asi, mis mul tegelikult jäi slaidile kirja panemata, olekski see, et tegelikult säästmise juures peaks selles suhtes võtma seda asja üsnagi vabalt, et seda ei tohi liiga rangelt võtta, et ta peaks olema, selles suhtes ta peaks olema realistlik enda jaoks
ja samas ka seda võtma mõnusasti. Et kui näiteks tehagi endale eesmärk, et iga kuu panna 200 eurot kõrvale ja siis kuu lõpus tuleb välja, et ikkagi jääb raha puudu ja kannate endal sealt näiteks 100 eurot nüüd selle kogumiskontolt ära, et siis selles suhtes te panete endale sellega pinge peale, et selline tunne on, et vedasite ennast alt ja ei saanud enda eesmärgist kinni peetud. Et seda asja peaks võtma selles suhtes ikkagi realistlikult ja rahulikult, et võtke pigem endale algul siis juba väiksemad eesmärgid, et kas või et iga kuu panna endale 20 eurot kõrvale ja et siis saate selle tunnetuse kätte, kuidas säästa on ja siis sealt pealt saate ka juba endal säästmisharjumisi tegelikult edasi kasvatada. Aga sellega ongi nüüd siis tänane seminar läbi. Mõnusat kevade algust kõigile ja ilusat õhtut!